Kannatused on midagi, mida me kõik ühel või teisel hetkel kogeme. Need ilmnevad erinevates vormides, nagu näiteks isiklikud katsumused, tööalased raskused, kaotused või isegi väikesed igapäevaelu takistused. Enamasti seostatakse kannatusi negatiivsete tunnetega, valu, kurbuse ja meeleheitega. Sageli jääb märkamata, et just need raskused, kui neile õigesti läheneda, võivad olla meie suurimaks arengu ja progressi allikaks. Esimene samm raskuste mõistmisel on mõelda, miks need üldse meie elus esinevad. Kas see on karistus? Kas maailm on meie vastu? Või on seal mingi sügavam tähendus, millel on meie arengule positiivne mõju? Paljuski sõltub meie võime üle elada ja nendest hetkedest kasu saada sellest, kuidas me neid vaatleme. Raskused ja kannatused võivad olla eluviis, mis sunnib meid oma piiride ja mugavustsoonide kaudu liikuma, paljastades meelerahu ja tasakaalu tagamiseks vajalikke uusi oskusi. Iga raskus, millega silmitsi seisame, pakub meile võimaluse kasvada ja arendada omadusi, mis meid tugevdavad. Tõeline progress ei tulene ainult positiivsetest kogemustest, vaid ka meie võimest hakkama saada siis, kui asjad ei lähe plaanipäraselt. Kui me suudame raskustest üle saada ja neist õppida, tõuseme nendest palju tugevamana. Näiteks kui inimene kogeb töötuks jäämist, on alguses valus ja pettumus on suur. Kuid seesama töö kaotamine võib tõugata inimesi mõtlema oma väärtustele, unistustele ja sellele, mida nad tegelikult elus tahavad saavutada. Sellest võib saada uus alguspunkt, mis on isikliku kasvu ja rahuloluni viiv tee. Kannatused võivad meile õpetada ka kannatlikkust ja püsivust. Need õpetavad meid võitlema selle nimel, mis on oluline, isegi kui me ei näe koheseid tulemusi. Palju tõsiseid teadusuuringuid ja suuri teaduslikke läbimurdeid on sündinud mitte siis, kui kõik on lihtne, vaid siis, kui teadlased ja uurijad on pidanud taluma aastaid ebaõnnestumisi ja vastupanu. Heaks näiteks siin on Thomas Alva Edison, kes on kuulus oma pika kannatlikkuse ja püsivuse poolest. Aastaid hiljem ütles ta, et ta ei ebaõnnestunud 1000 korda, vaid leidis 1000 erinevat viisi, mis ei töötanud. Ja alles siis leiutas ta esimese edukalt töötava elektrilambi. Kannatused pakuvad meelerahu omandamiseks väärtuslikke õppetunde. Inimesed, kes on kogenud suuri raskusi, räägivad sageli oma lugudes sellest, kuidas nad on õppinud laskma minna asjadel, mida nad ei suuda muuta. See oskus on üks tähtsamaid, mida me elus omandada suudame. Raskused näitavad meile, et me ei saa kontrollida kõike enda ümber, kuid me saame valida, kuidas sellele reageerime. Ja just see valik annab meile meelerahu ja tõelise progressi. Kannatused on ka usalduse ja usuga arendamise katalüsaatoriks. Need sunnivad meid avastama oma sisemist tugevust ja potentsiaali, mis sageli jääb muidu teadmata, kuniks seisame silmitsi tõsiste väljakutsetega. Kui me suudame ületada oma hirmud ja kahtlused, mis tulevad koos kannatustega, hakkame end rohkem usaldama. See usaldus ei tule iseenesest, see vajab pidevat tööd ja teadlikkust. Just raskused võivad olla need, mis meelitavad esile meie parima versiooni. Lõppkokkuvõttes on raskused meelerahu ja progressi aluseks. Kui me vaatleme neid mitte kui hävingut, vaid kui kasvuvõimalusi, suudame leida nende väärtuse. Kannatused on need hetked, mis panevad meid liikuma edasi ja ülespoole, avades meie silmad maailma ja iseenda suhtes. Nii muutuvad ka kõige raskemad hetked parimaks võimaluseks, ikka selleks, et leida tee parema ja tugevama iseenda poole. Aitäh ja peatse kuulmiseni!